see on põhimõtteliselt ainuke nagu selge pilt mul silme ees, kui ta tuli Salt Lake'is 3. on ju. Ja siis lumes seal kõhuli ja siis vaatab tabloo peale tagasi. See oli. Midagi sihukest oli. Vist jah. Minu jaoks ma arvan, et olümpia ikkagi selles mõttes on olulisem just selle põhjuse poolest, et olümpia on 4 aasta tagant. Okei, kui sul on nagu üks distants, mis sulle jube hästi sobib, siis on tegelikult 8 aasta tagant. Et sa enam-vähem 4 aastat ette tead kuupäeva, kella aega ja seal ei aita see, et esimese klassi koolipoiss, et õpetaja, palun vabandust, et ma ei jõudnud ennast ette valmistada. Et see paraku on nagu nii arv võimalus, et see teeb selles mõttes erilisemaks. Kui ma olümpiale minnes, ma olin maailmakarika üldarvestuses 3. kohal. Ehk et enda jaoks nagu oligi natuke see, et võiks ju see medal tulla. Minu jaoks võib-olla üks asi, mille ma ise ka veel uhke olen, on, et kõik tiitlivõistlused, kus ma käisin, ma kuulasin Eesti teatemeeskonda. Eriti nooremast peast veel, et kui ei olnud kindel, et sa saad valida, kus sa stardid, aga eesmärk oli see, et ma peaks olema selle 4 väljavalitu hulgas, kes saavad teadet sõita. See on kindlasti omaette ja tänu Andrusele on olnud võimalus ka nagu pjedestaalil Eesti hümni kuulata. Enda tegemistele tagasi vaadates, et ega see võistkonnasisene konkurents on kindlasti edasiviiv jõud, et kord Piiveleht peal, kord Vestman, et see treeningutel võrdväärse partneritega treenimine, see annab nagu juurde ja ma võin siin nagu hea näite tuua, et me oleme individuaalalameestena, me oleme ikkagi suhteliselt isekad, et hea sõber Raulo Olle oli küll selline, kes tundis teinekord sinu saavutustest rohkem rõõmu kui enda omadest, et me kindlasti elasime üksteisele kaasa ja Eesti sporti kui sellist ma ikkagi eluaeg jälginud ja jälgid siiamaani, et iga kordaminek teeb rõõmu ja annab ka seda usku sulle, et kuule, kõik on võimalik. 7,5 kilomeetrit selja taga. Jaak Mae ikka juhib võistlust. Minu jaoks, kui nii-öelda maantee grupisõitja, siis alati põnevamad olid need ühistarvid, mis Jackile muidugi ei meeldinud, aga oli põnev vaadata, kuidas keegi mingisuguseid otsuseid vastu võtab enne vinisit just, et kuna minna panema või miks praegu panna, et nii pikk maa minna ja milleks, mis sa teed seal, mis sa väsitad ennast, et siukse ma vaatan just läbi ratturi pilgu läbi, et kui kaval keegi on. Ja seal üks kaval mees kunagi ühel ajal kindlasti oli, see oli see norrakas, mis ta oli nimi. Nortug, jah, see oli nagu tõesti nagu see oleks võinud rattasõidus ka läbi lüüa. Ja ühte ma mäletan väga hästi, ma arvan, et see võis olla ka mingi 2003 või 2004 või kui Otepal oli ühistart ja kui siis Jass pärast nagu ribistas mind, et kuradi udu, et läksid sinna pundi ette, hakkasid norrakaid järgi vedama, et kus su mõistus on, et kurat, mulle selle eest nagu palka ei maksta, ma seal kuradi pundi lõpus passin ja ootan. Suht palju jah, oleme nende üle nagu diskuteerinud, aga lõpuni ühisele seisukohale pole jõudnud, aga muidu poleks siis ka tippsportlased olnud. Aga aru saab ilmselt sellest tulemustest ja sellest emotsioonidest on nagu jätkuvalt olemas, et kui tuleb keegi tänama, meenutama ja just nagu sellise hea emotsiooniga, et mul enda viimane kogemus oli nädal aega tagasi, kui esimest korda ilmselt inimest nähes, ajades mingeid selliseid töö või ametiasju ja lahku minnes, siis annab viisakalt kätte ja ütleb, et lisaks ma tahaks tänada nende emotsioonide eest, et mida ta seal 20 aastat tagasi nagu või et need olid, et seal saad aru, et järelikult me ikkagi midagi suutsime pakkuda.